On sind kunagi tõeliselt üllatatud? Mingil määral ikka, jah. Aga ma ei tea, oleneb üllatusest. Ma ei suuda olla üldse kuidagi praegu ei oska olla. Merli, me lähme vaatarattaga sõitma. Tead, Keili, ma kardan kõrgust. Tõega! No, siis võib-olla ületame vähemalt ühe hirmu täna. Tundub nii. Kuigi ma olen langevarjuppe ära teinud. Jah, ja sa kardad kõrgust, kuigi sa oled langevarjuppe teinud. Ikka, jah. Seal ei taju seda niimoodi nagu... Päris ilus vaade avaneb siit ju. On. Nagu selline vaade, et nagu öeldakse, et sky is the limit. Tõsi. Mis ma tuleb küll värinab peale, kui mõtlen selle peale. Kas nüüd oskad ette aimata, mis sind ees ootab? Ei. Ei oska. Nüüd ma ei oska üldse enam midagi ette arvata. Merli, ma tahtsin tuua sind siia kõrgele Tallinna kohale, sest sa oled inimene, kes on näidanud, et unistada tuleb suurelt ja kõik, mis sa ette võtad, sa ka ära teed. Ja mul on üks väike kiri sulle. Nii. Ma praegu nutan. Oh my god. Mis seal kirjas on? Reis Ateena maratonile. Reisipakett sisaldab stardikoht Ateena maratonil, lennupiletid edasi-tagasi Tallinnast, majutus hotellis 3 ööd, hommikusöögid hotellis, reisijuhi korraldus teinud appikene. Oh my god. Aitäh! Issand jumal. Issand, ma olen sõnatu praegu. See on üks minu unistustest küll, et käia välismaal jooksmas. Siiani ma olen ainult Helsingisse jõudnud, et see on nagu väga suur samm edasi. See on kingitus, mis näitab sulle, et igal ühel peab olema hobi ja midagi, mida mitte keegi ei tohi meilt ära võtta. Ja sellega sa innustad ka kõiki teisi. Et kerget jalga Ateenas. See on nii. Oh my god. Aitäh. Ma arvan, et üks asi, mis mind selles vägivaldses suhtes tegelikult jooksvalt elus hoidis, oligi jooksmine. Ja seda ta ei saanud mult ära võtta. Isegi kui ta üritas, siis ma alati leidsin viisi, kuidas ennast välja joosta. Ja see on nagu... Mulle nii palju nagu alati jõudu juurde andnud. Ja siis nagu selline asi veel saada, et nagu soojal maal päikse all, et nagu see on lihtsalt see minu jaoks kõige ägedam asi üldse, aitäh. Nii, kõrguse kartuse hirm sai ületatud, aga Merli, mul on nii hea meel sulle tutvustada neid suure südamega inimesi Sporttravelist, tänu kellele sinu Ateena reis üldsegi võimalikuks saab, nii et... Ja, tere Merli. Tere Merli. Tere. Meil on meie sõprade Nike Eesti poolt sulle ka varustus. Või kui tore. Aitäh. Kaasa anda. Aitäh. Ja siis palun. Maraton 100 eestvedaja Jaaneki poolt ka väike käsiraamat, kuidas maratoniks valmistuda. Jüri ja Kädilis, miks Sporttravel otsustas Merli südamesoovi ellu viia? No eelkõige sellepärast, et meeldib on aidata inimest, kes aitab ise teisi inimesi. Ja võib-olla ka see, et meid pani nagu klikk silmas ära, ma kohe see, kui me kuulsime, et see on kellegi unistus teha ära kusagil üks välismaraton, et meile väga, ka meie kõik Sporttraveli reisid on sündinud meie enda unistustest ja me oleme ka väga paljude inimeste unistused juba tänaseks ellu viinud, nii et seega hüppasime sellesse projekti suure rõõmuga. Mitte. Mitte. Merli on kõva reisisel ja Ateenas ei ole ta mitte kunagi varem käinud. Kas seal reisil on nüüd ainult jooksmine ja higistamine või saab ikkagi linnaga tutvuda ja lõputseda ka? Jaa, kindlasti kõikidel meie maratonireisidel on ka aega selle kohaliku piirkonnaga tutvumiseks. Kõik inimesed ei pea ja ei soovi maratone joosta, et meie
nii-öelda nagu eesmärk tegelikult on inimesi inspireerima, liikuma, et meil on matkasid, meil on pereseikluseid, et me ka tahame enda järeltulevatele põlvedele näidata, et liikumine on väga äge ja pakume erinevaid aktiivseid puhkuseid. Ja mida siis öeldakse nendele, kes maratoni hakkavad jooksma? Pind päkka, tõenäoliselt. Pind päkka! Kas õigus? Mul on ikkagi õigus.